Kui sa oled ülimalt kinnisideks mitte olla rassistlik, siis see võib sind tegelikult rassistiks muuta. Sest kui sa tõesti ei näeks rassismi, kui sa ei hooliks nahavärvist, siis sul ei oleks vaja kogu aeg tõestada, kui väga sa ei näe värve. Ja kõik, mis praegu selle rassismi teemaga toimub, tekitab rohkem rassismi. Sest meie kinnisidee selle üle, kelle elu loeb, tähendab, et me lõpetame hoolimise teistest eludest ühe elu nimel. Ja kogu asi on muutunud natuke segapudruks, eriti pärast kõike, mis Ühendkuningriigis toimub Henry Novakiga. Aga muidugi, tänu jumalale, et meil on Konstantin Kissin trigonomeetriast, kes aitab selle juhtumi mõtestada. Ja kui te veel ei jälgi tema sisu, siis mida te teete? Rääkides jälgitavast sisust, tere tulemast Pushbacki. Mina olen teie saatejuht Meira Ka. Me hakkame üle vaatama selle täiesti eepilise teose, mida on näinud 30 miljonit inimest ja mida peaks nägema 100 miljoneid inimesi, sest see seletab ära kõik, mis toimub selle hullumeelse rassism teemaga, kus me kõik väidame, et me ei ole rassistid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et kindlasti telli kanal, vajuta sellele hype-nupule, jaga sõbraga, sest me astume vastu ja meil on sellest küllalt saanud ning me püüame aru saada, millest meil tegelikult küllalt on saanud. Henry Novak, kuidas antirassism tõi sulle rassismi? Pom. Kui juta end tagasi täpselt 6 aastat, on 2020 aasta suvi ja Suurbritannias toimub see, mida selle kommenteerijad kirjeldavad hingetuna kui arve deklaarimist. George Floydi mõrv Minneapolise politseiniku poolt ajas 100 000 britid tänavatele. Kujusid tõugati ümber, korporatsioonid avaldasid alandlikke avaldusi. Briti politseinikud Briti linnades, kes valvasid britte, laskusid meeleavaldajate ees põlvili. Sõnum, mida poliitikud, ajakirjanikud ja igasugused institutsioonid lõputult kordasid, oli ühemõtteline. Rassism tapab ja me teeme kõik, et see ei korduks kunagi enam. Vabandust, meid rünnati just rassistlikult mõne inimese poolt. Muide jah, rassism on halb. Hoolida kellestki nii palju ainult tema nahavärvi või päritolu tõttu ei ole hea asi. Me kõik peaksime lihtsalt suutma aktsepteerida, et on olemas erinevaid inimesi ja kellelgi ei peaks sellest tegelikult vahet olema. Aga see kinniside Black Lives Matter, mustad, paneb meid kõiki nägema igal pool ainult musti või ükskõik millised elud loevad. Sellisel liikumisel on palju probleeme. Nüüd, mida ta siin kohe näitab, on Henry Novaki mõrvari salvestis. Valge inimene, mida ta ütles? Kas ta ütles, politseid on vaja uurimiskomisjoni? Ja kõik võimalikud institutsioonid olid ühemõttelised. Rassism tapab ja me teeme kõik, et see ei korduks kunagi. Vabandust, meid ründas just rassistlikult üks valge inimene. Mida ta ütles? Kas tõesti? Kas ta oli rassistlikult solvav? Politsei vajab raportit, et reageerida. Jah, oli küll. Kas soovite rääkida mu vennaga? Ta lõi mind rusikaga. Ta lükkas mind tagasi minu turbanile. 6 aastat hiljem pussitati Southamptonis tänaval 5 korda 18 aastast tudengit nimega Henry Novak. Kui ta veritses maas, rääkis ta sündmuskohale saabunud politseinikele täpselt, mis juhtus. Teda pussitas Vikram Digva, kes seisis läheduses. Digva ise ütles politseinikele hoopis midagi muud, et tema oli rassistliku rünnaku ohver. Politseinikud uskusid Digvat ja panid Novakile käerauad. Kui ta teadvust kaotas, oli kehakaamera salvestisel kuulda, kuidas ta kordas, ma ei saa hingata. Need samad 4 sõna, mis 6 aastat varem olid saanud poliitilise liikumise tunnuslauseks. Neid maaliti seinamaalingutele, hüüti meeleavaldustel ja trükiti T-särkidele. Neid öeldi Ameerika Ühendriikide kongressi saalis ja tsiteeriti Westminsteri parlamendi debattides. Selle lause ma ei saa hingata puhul on asi selles, et see ei ole poliitiline avaldus ega tohikski kunagi olla poliitiline avaldus. Tegelikult tähendab see, et keegi sureb. Ma ei saa hingata, kui sind raudu pannakse ja kui sa väidad, et sind on pussitatud, võib see tähendada, et sa tõesti ei saa hingata. Aga sellest on saanud midagi, mille tähtsust inimesed on peaaegu unustanud mõista. Kui Briti politseinikud põlvitasid Londoni tänavatel, siis just nende sõnade nimel nad põlvitasid. Henry Novaki viimased sõnad, mis jäädvustati kehakaameraga ja mille Hampshire'i politsei avaldas teisipäeva varahommikul, siis kui kõige vähem inimesi seda näeks, olid samad. Ma ei saa hingata. Ta ütles need sõnad olles käeraudades kõnniteel, veritsedes 5 noahaavast nendele politseinikele, kes olid otsustanud, et mees, kes talle need haavad tekitas, oli tegelik ohver. Te ei näe Henry sõnu maalituna seinamaalingule. Ükski poliitik ei tsiteeri neid parlamendis. Ükski ettevõte ei muuda selle tõttu oma logo. See sama süsteem, mis muutis 4 sõna surematuks, kui neid ütles mustanahaline mees Minneapolises, on reageerinud nendele samadele 4 sõnale, mida ütles valge poiss suredes Southamptoni tänaval, ainult sihikindla institutsionaalse vaikimisega. See vaikus ei ole neutraalne. See on seisukohavõtt.
see ütleb teile täpselt, kelle kannatused süsteemi arvates loevad ja kelle omad mitte. Ja selle põhjustasid mitte vanad rassistid, mitte skinheadid ega jõmmid, vaid need inimesed, kes veetsid 6 aastat teile kinnitades, et nad on selle kaotanud. Digwa mõisteti eelmisel nädalal mõrvas süüdi ja talle määrati eluaegne vanglakaristus. Hampshire'i politsei esitas avaliku vabanduse. IOPC alustas uurimist. Ja riik, mida oli peaaegu 10 aastat õpetatud rassismi ainulaadse ja andestamatu kurjuse teemal, jäi mõtlema, mida nende antirassism tegelikult oli toonud. Ja see on ebamugav mõtisklus, millega inimesed peavad silmitsi seisma, sest vastus ei ole lihtsalt ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Me hoolime kõigist eludest. Ei. Ilmselgelt oli Black Lives Matter liikumises ja selles liikumises midagi, mis tõukas selle suunas, et teiste inimeste elud loevad vähem. Seda parandada püüdes mindi peaaegu äärmusesse ja me pole veel keskteeni jõudnud. Ütle mulle, et sa enam kaltsiumilisandeid ei võta, eks? Sest sa tead ju, et see tõenäoliselt ei aita sind, eriti kui su kehas pole piisavalt kollageeni. Kollageen, küsid sa? Jah, ma olin ka üllatunud, sest olin samuti sinu olukorras ega teadnud, et pärast 30. eluaastat hakkab meie keha tootma järjest vähem kollageeni, 1–2% aastas. Ja mul on aastaid olnud probleeme liigestega. Olen proovinud kõiki toidulisandeid, aga siis leidsin Native Path Grass-Fed Collagen ja kõik muutus. Sest see on tõeline saladus, kuidas hoida meie nahk pingul, luud tugevad ja liigesed töökorras. Ja see ei ole ebameeldiv, sest see lahustub täielikult vees või kohvis. Ja tuhanded kasutajad on teatanud täpselt samasugusest kogemusest. Parem nahk, parem uni, vähem valu. Nii et paranda oma elu ja toeta saadet, sest ma lootsin, et Native Pathist saab meie sponsor tänu meie eripakkumisele ja tasuta saatmisele. Nii et mine aadressile getnativepath.com/Meira. See on getnativepath.com/MEIRA. Proovi seda riskivabalt 365 päevase raha tagasi garantiiga. Vastus, kui oled valmis sellele ausalt otsa vaatama, on järgmine. Uus rassismi vorm, bürokraatlik rassism, tegelikult institutsionaliseeritud rassism. Rassism, mis on nii põhjalikult progressi ja kaasatuse keeles puhtaks pestud, et seda jõustavad, inimesed usuvad siiralt, et nad on ajaloo õigel poolel. See on nii oluline väide, et sa võisid selle lihtsalt maha magada, sest ta on nii kõnekas esineja. See tegelik institutsionaalne rassism on puhastatud keeles, mis kõlab väga progressiivselt. Ja seda me näeme kogu spektris. Kui sa suudad väga keerulise teema sõnastust muuta ja panna selle kõlama teisiti, siis inimesed langevad sellele äkitselt tõesti õnge. Praegu Ühendkuningriigis on institutsionaalne rassism tegelikult suunatud valgete vastu. Lihtne. Kuidas sa veel nimetad süsteemi, kus sureva teismelise sõnal on vähem kaalu kui tema tapjate omal, lihtsalt tema naha värvi tõttu? Et mõista, kuidas me siia jõudsime, pead sa aru saama, mida Floydi-järgne arvede klaarimine tegelikult Suurbritannia institutsioonidega tegi, eriti politseiga. Reaktsioon Floydi surmale polnud ainult emotsionaalne. See oli ideoloogiline ja süsteemne. Kogu riigi politseijõud läbisid kohustusliku mitmekesisuse ja rassismi vastase koolituse. Ametnikele sisendati otseselt või kaudselt põhimõtet, et rassismi süüdistusi tuleb võtta äärmise tõsidusega. Et ajalooline läbikukkumine institutsioonide poolt uskuda rassismi ohvriks langenud vähemusi oli päris patt ja see vajas lunastamist. Rassism on. Olgu öeldud, et varem oli rassismi ja seda palju. Ja see oli patt ning see oli probleemne ja see oli midagi, mida ma loodan, et aja jooksul oleme õppinud tunnistama, et see on muutunud. Aga mis juhtub siis, kui sa võtad midagi, mis juhtus väga ammu ja jääd selle külve kinni, just kui see tõestaks seda, mis toimub praegu? Halb. Selle lahendamise proovimine on hea. Probleem tekib siis, kui sa rakendad seda päris maailmas ilma hinnanguid andmata. Sa õpetad politseinike võtma rassismi süüdistust nii tõsiselt, et see kaalub üles nende silme ees oleva tõendusmaterjali. Sa toodki täpselt sellise tulemuse, nagu me nägime Southamptonis. Mees, kes veritseb tänaval surnuks, palub abi ja politseinikud, kes peaksid tema elu päästma, ütlevad talle, et nad ei usu, et teda on pussitatud. Selle juhtumi puhul on eriti tähelepanuväärne see, kuidas see peegeldab peaaegu täpselt seda ebaõiglust, mille vältimiseks see liikumine väidetavalt loodi. George Floyd suri öeldes, ma ei saa hingata, samal ajal kui politseinik põlvitas tema kaelal. Henry Novak suri öeldes, ma ei saa hingata, samal ajal kui politseinikud põlvitasid tema seljal ja panid ta käeraudadesse. Briti eliit, kes leinas Floydi, on Novaki puhul silmanähtavalt vaitunud.
poliitikud, kes marssisid 2020 aastal Londoni tänavatel, pole kaamerate ette tormanud. Ettevõtted, kes muutsid oma logosid ja rahastasid mitmekesisuse algatusi, pole avaldusi teinud. See pole juhus ega isegi üllatus. See on sellise ideoloogia loogiline tagajärg, mis tegelikult ei vastandu rassismile. See lihtsalt määrab lubatud sihtmärgid ümber. See ei vastandu rassismile, see lihtsalt määrab sihtmärgid ümber. Sest kui sul on ohver, siis saad olla kangelane. Ma tahan siin täpne olla, sest täpsus on oluline. Ma ei ütle, et need politseinikud, kes tol ööl sündmuskohale saabusid, on halvad inimesed või et nad tahtsid, et Henry sureks. Ma usun tegelikult vastupidist. Et nad järgisid oma väljaõppe vaimu ja nende ümber aastate jooksul heas usus kujunenud kultuuri. Probleem ei ole üksikisikutes. Probleem on süsteemis, mis nad lõi. Süsteem, mis õpetas neile sisuliselt, et rassismi süüdistus on trumbikaart, mis tühistab tavapärase uurimismenetluse, tavapärase meditsiinilise terve mõistuse ja tavapärase inimliku otsustusvõime. See süsteem loodi parimate kavatsustega inimeste poolt, kes tõepoolest soovisid tegeleda tõeliste ülekohtudega. Ja see on loonud politseikultuuri, kus tapja võib pussitada teismelist 5 korda, väita, et on rassismi ohver ning vaadata, kuidas politseinikud panevad käerauad tänaval veritsevale inimesele. Nad ei tunnista, mida nad on loonud. Nad ütlevad, et see oli üksikute politseinike erandlik läbikukkumine, mitte süsteemne probleem. Nad ütlevad, et selle juhtumi tõstatamine on iseenesest rassismi vorm, katse õõnestada õigustatud rassismi vastaseid jõupingutusi, keskendudes piirjuhtumitele. Muide, nad juba ütlevad seda. Nad ütlevad, nagu nad alati ütlevad, et tegelik probleem on selles, et me pole piisavalt kaugele läinud. Aga see mäng on nüüd läbi. Igaüks, kes suudab näha ja kuulda tõde, teab, mis siin juhtus. Noor mees on surnud. Tema tapja kasutas ideoloogiat, et õiglusest pääseda, kas või ajutiselt. Ja institutsioonid, mida reformiti rassismi vastase võitluse nimel, on nüüd avalikult rassistlikud valgete inimeste suhtes. Kui hindad neid videoid? Jah, tal on õigus. See on tõde. Ja mul on hea meel öelda, et ma arvan, et enamik meist siin pushbackis hoiavad silmad lahti ja kõrvad kuuldel. Ning me oleme üsna teadlikud sellest, mida me tegelikult näeme siin. Ja kas me siis lubame neil seda teha? Kas me lubame, et see jätkub nii, et nad saavad meid manipuleerida mõtlema, et nad pole lihtsalt piisavalt teinud? Või ütleme me, et kuulge, te tegite vea, on aeg lahkuda. Aitäh, NASA, et sellele tähelepanu pöörasite. Ja pidage meeles, tõde võidab alati ja Jumal on suur ning teil tuleb suurepärane päev.